10. matšpallisaade algab Tondi tennisekeskusest eksperimendiga, mille peaosaliseks on noor ja aktiivne inimene, moe- ja elustiiliblogija Iti Patrick Järve. Iti, meie andmetel sa pole kordagi elus tennisereketit käes hoidnud, on see nii? See on tõsi, jah. Ja sa oled nõuks võtnud täna selgeks saada või esimesed sammud teha tennises? Jah, ma olen selliseid challenge'id enda jaoks vastu võtnud, et ma katsetan iga kuu ära mingi täiesti uue spordiala ja see kuu siis on tennisekord. Tennis võib-olla on olnud midagi, mida ma olen kogu aeg tahtnud proovida, ehk siis jah, see tundub väga põnev ja intrigeeriv ja väga aktiivne, nii et miks mitte. Milline su sportlik taust on, milliseid spordialasid sa oled elus harrastanud? Ma olen nüüd proovinud selle challenge'iga igasuguseid erinevaid asju, aga kui ma mõtlen lihtsalt enda nii-öelda igapäevaelu peale, siis ma olen rohkem pigem jõusaalis käinud, et see on selline nagu viis, kuidas ma olen ennast nagu aktiivsena hoidnud. Enne kui me väljakule lähme, käime läbi siit Sportlandi poes, paneme sulle riided selga ja võtame reketi kätte. No nii, Iti. Ennem kui väljakule saada, ma paneks su riidesse ka äkki või? Just. Et siis, nagu sa näed, valik on suur. Enamjaolt mängitakse siis seelikute ja toppidega. Võid ka kleidi endale valida. Valik on suur ja anna minna. Täna on sul hea päev. Oled tulnud täpselt sel päeval poodi, kui on tulnud täiesti uus naiste mudel Nike Flair poodidest müüki. Et mis sa arvad, prooviks selliseid, meeldivad sulle? Väga ilusad. No davai, paneme siis jalga ja vaatame. Sa oled ilusti riidest, tossud on sul olemas, nüüd oleks aeg siis valida sulle reket välja. Et meie valik siin poes on üsna suur ja valik on väga lai ja reketeid on väga palju erinevaid. Siis teeme selle lihtsaks ja ma valin sulle ise selle ära. Et põhimõtteliselt annaks sulle 2 valikut, kas see sinine ilus reket või see kollane ilus reket. Iti, valime sulle mõne kergema reketi, et kuna sa alles lähed esimest korda proovima, siis sul on kindlasti mugavam kergema reketiga seda tennist proovida. Iti Patrick Järve igapäeva tegemistel saab silma peal hoida Instagramis, kus tal on üle 21 000 jälgija ning tema blogis itiblog.com. Iti treenib meie eksperimendi tarbeks Rett Reimal, kes töötab igapäevaselt laste ja täiskasvanute treenerina Laagri tennisekeskuses. Rett, oleme sulle ka pakkunud siin huvitava väljakutse. Pakume sulle lihvimata teemandit, õpeta Iti 1,5 tunniga mängima. Kui suur väljakutse see on, mida 1,5 tunniga jõuab teha? Päris suur väljakutse, ma juba uurisin ta käest, et ta pole vist kordagi reketit käes hoidnud, nii et tegemist on raske ülesandega, aga kunagi ei tea, mängijad on, inimesed on erinevad, inimeste võimekus on erinev, nii et mõni võib-olla õpib esimese tunniga juba natuke üle võrgu lööma, mõni saab vaevu mingid aabitsatõed kätte, mingid elementaarsed asjad, nii et väga raske öelda. Mis eesmärgi me selleks tunniks paneme? No põhieesmärk on minu arvates see, et inimesel tekiks huvi tennise vastu. Et siis Itil tekiks huvi tennisemängu vastu, et tal hakkaks meeldima, tal tekiks selline motivatsioon selle alaga jätkata. Ja ma arvan, rohkem polegi vaja. Et teeme paari jooksuharjutust. Et kõigepealt kõige lihtsam jooks võrguni, jooks tagasi. Alustad tavalise sörkjooksuga, jooksed võrguni. Nii. Ja tuled jooksuga tagasi. Väga hea. Ja. Ja õige, väga hea. Sobib. Nii, hästi. Ja nii nagu sa jooksed on okei praegu, Alex. Ja viskad kohe, ja kohe viskad tagasi, jah. Ja tule minuga kaasa. Tule minul lähema. Ja edasi, sa pead kogu ühe põrke pealt püüdma. Ja, nüüd on raskem natuke, ei ole midagi. Teeme uuesti. Väga hästi, mõned visked teeme, jah, et see on nüüd servi jaoks pärast, et kui me servi lööme, siis hästi püüab. Ja nüüd sa saad tagaga hoida, see on löök 2 käega siis siit. See on tagaga hoia, seda me hakkame kohe tegema. Löök 2 käega, siis on õhust löögi hoie, sama hoie õhust. On nagu 3 põhilööki, eeskäsi, tagakäsi ja serv ja siis on eeskäevolle, tagakäevolle ja rabak. Need on nagu ka sellist löögi, mida vähem tehakse. Et mis paberem liiad? Jaa, aga neid me väga ei võta, me tahaks täna võtta läbi eeskäe, tagakäe ja servi. Nii, okei. Tubli. Hästi. Näed. Väga hea.
Väga hästi. Kui läheb üle minu pea, pole midagi hullu. Oba, hästi. Okei, läheb uuesti. Reketi ots ülevalt. Nii. Tubli. Keskele tagasi. Pööra põlad. Tubli. Keskele tagasi. Pööra põlad. Tubli. Sealt oli ühe käega löök. Sealt ees 2 head lööki. 2 head lööki oli praegu. Nii. Eeskäsi oli ühe käega siit, on ju, ja tagakäsi oli siit 2 käega, eks. Ja, no nii, valmis veel. Tubli, keskele. Hästi, keskele. Väga hea, väga hea, väga hea. Väga hea, näed, praegu on kõik üle võrgu läinud ilusasti. Peab siit, ma näitan sulle ette. Siin on ka väga hea võrk, kuhu saab visata. Kedagi kõrval ei ole, me ei sega mitte kedagi siin. Et sa viskad seda reketit. See on nagu minul abivahend trennis, mida ma kasutan nendega, kes võib-olla, kellel on serviga raskusi. Võib-olla sul ei ole üldse serviga raskusi, ma ei tea. Aga proovime ikkagi. Siia läheb, näed, ta läheb siia ülesse. Nii. Väga kohmakad harjutus. Mine lähemale, nii. Veel lähemale. Hakkame lõhkuma siin vara. Ei, sellega ei juhtu midagi, ma selle võrgu. Ja võtad hoogu, viid selle reketi siia ülesse ja nüüd siit sellest kohast sa viskad ta otse sinna võrku. Jaa, võid niimoodi teha, just, võid nii teha. Ja nüüd edasi ja siit viskad sinna võrku. Vaat niimoodi. Ei põrka. Ma julgelt võid visata, ei põrka. Väga hea. Oh, väga hea vise, tubli, nii. Aga nüüd hakkame servi lööma. Ei, täpselt nii jääb. Nii jääb, ja just. Proovi, nii. Ja väga hea. Rahu, ja just õhk vihiseb, aga ta läheb, sa võid isegi alguses ei pea võib-olla nii teravalt tegema, võid rahulikumalt teha, näed, tuleb siia ja rahulikult. Kuidas see nagu, mul läheb niimoodi? Nii. Ja siis viskad selle palliga, proovid sellele pihta saada. Ma näitan sulle, kuidas see käib. See on see servirütm tegelikult. Näed, niimoodi. Nii. Sa ei pea pihta viskama. Aga siin on vaata see oluline asi, vaata nüüd, kui sa servi lööma hakkad, see on oluline asi, et sul tekib väike paus, vaata. Paus on see, kui pall hakkab ülevalt natuke alla kukkuma, siis sa viskad, et sa kohe ei viska, vaata. Et sul on... Tubli, ja ei ole viga, üks veel, viimane. Viimast korda ja siis me teeme juba reketiga. Siis me saame ikka lüüa ka mõne servi. Okei, nüüd võta reket. Ja, võta reket ja lööme servi. Väga hästi, väga hea. Proovi uuesti. Sulle ma nägin kohe, sul on siuke vise, et selle viskega on päris hea servi lüüa. Ja uuesti, hakka järjest lööma kohe. Ma annan sulle palle. Kui eesmärk on lüüa praegu diagonaalis sinna rahulikult, sa ei pea isegi mõtlema liiga palju millegi seal. Sees, hea serv. Väga hea serv. Ma praegu löön sulle mõlemale poole vaheldumisi alguses. Teeme lihtsamaks alguses. Tubli. Ja me mängime isegi praegu. Nii, uus pall. Hästi. Vaata, see svamm on lihtsam. Kõige parem on svammiga alguses mängida. See on nüüd juba raskem pall. Ei ole enam nii lihtne. Ja. Tubli. Oi, kui hea löök oli. Ma küsin Iti kõigepealt sinu enda käest, kuidas sulle meeldis, kuidas enda etteastega rahule jäid? Väga meeldis. Mul on selline tunne, et see võib olla spordiala, mis võib täitsa nagu addiktiiv olla, et külge jääda ja siis võib mind taas näha siin. Mis kõige raskem oli? Kõige raskem oli võib-olla koordinatsioon. See on mul igas asjas võib-olla ja siin see tuleb välja, et see on see koht, kus peab tööd tegema. Rett, esimese tunni kohta, kuidas kommenteerid? No ma ütleks andekas õpilane. Ega üldiselt on nii, et ma sain aru ka, et tal on mingi natuke sporditaust ka, mitte küll väga tugev, on ju, aga nipet-näpet on siin spordiga tegelnud ja seda oli näha siin servilöömise juures, see, kuidas ta palli viskab palli väga hästi, ühe tütarlapse kohta väga hästi viskab palli.
ja eeskäsi, tagakäsi, kogu see mänguosa ka, et suhteliselt kiiresti omandab neid tõdesid ja kui ma ütleks see koordinatsiooni juht, mis ta rääkis, et noh, see päriselt ei päde vist, et ma olen näinud ikkagi oluliselt kehvema koordinatsiooniga mängijaid, nii et suhteliselt keskmisest parema koordinatsiooniga ikkagi. Nii et ma arvan, et kui temasugune käib trennis paar kuud, siis võib olla juba mingid tulemusi näha juba, et on suuteline täitsa tennist mängima. Julgustad sa teda edasi käima? Võib temast aastaga täitsa harrastaja tasemel tenni sisse jääda? No kindlasti ühe aastaga võib sellise tausta juures võib päris palju saavutada. Et kui käia nädalas, sõltub kui tihti trennis käia, et kui käia 2-3 korda nädalas, siis kindlasti. Kui käia kord nädalas, see jääb väheks. Tennis on niisugune ala ka, et nagu enamike spordialadest sa pead ikkagi regulaarselt käima. Et 2 oleks miinimum, et siis võib loota ühe aastaga arengut ilmselgelt. Iti, võid sa meile lubada, et see reket ei hakka nüüd kuskil kodus tolmu koguma, vaid sa proovid veel ja aasta pärast kohtume võib-olla uuesti? Ma arvan küll, see tundub väga põnev.